armastada inimest sellisena, nagu ta on, ei tähenda, et ta võib tulla minu peale iga oma tormiga. Armastus ei ole avatud prügikast, armastus on avatud süda. Piiridega suhe ei tähenda, et mees peab kuulama, suhe tähendab, et mees võib kuulata siis, kui ta on kohal, võimeline ja valib seda, ja mees võib öelda: täna ma ei jaksa, täna ma ei taha, täna ma ei ole see ruum, ja see ei ole hülgamine, see on ausus. Naine ei kaota oma väärtust, kui teda ei kuulata igal hetkel. Naine ei kaota oma jõudu, kui mees ei ole tema emotsioonide kandja, sest mure, mis vajab väljapääsu, ei kao pelgalt rääkimisega. Kui juur ei muutu, siis lugu kordub ja mees tajub seda, ta tunneb, kuidas sama teema tuleb tagasi ikka ja jälle uues sõnastuses, aga sama pingega. Mees ei põgene emotsioonide eest, mees põgeneb lõputu tsükli eest, kus rääkimine ei vii muutuseni, ja siin on vaikne tõde. Emotsioon, mis otsib ainult väljapääsu, aga mitte vastutust, muutub koormaks. Naise küps jõud ei ole see, et ta räägib, naise küps jõud on see, et ta tegutseb oma tunnete allikaga. Ta võib jagada, ta võib avaneda, ta võib küsida tottust, aga ta ei anna oma sisemist tööd ära mehele. Ja mees, kes ei kanna. Naise emotsioon ei ole külm, ta loob ruumi, kus naine saab oma jõu tagasi võtta. Vaimselt on see lihtne, iga inimene vastutab oma energia eest. Kui ma ei puhasta oma sisemist allikat, siis ma ei saa süüdistada teist, et vesi on sogane. Holistiliselt on see tasakaal, kaks iseseisvat süsteemi ei laustu teineteisest. Nad resoneerivad kvanttasandil, ei teki kooskõla, surves kooskõla tekib, kui kaks sagedust on puhtad iseenesest. Ja siis, kui naine räägib, ei räägi ta enam üle. Ja siis, kui mees kuulab, ei kuula ta enam kohustuses. On huvi, on kohalolu, on valik, ja kui huvi täna ei ole, siis aus vaikus on parem kui sunnitud lähedus. Sest armastus, mis kestab, ei vaja iga päev toistamist, ta vajab vastutust, piire ja vabadus. Vaikne